Hei hopstigang. Me oleme täna siin Nikoga ja me oleme Helsingis. Igastahes. See justkui imiteerib mingisugust spordiväljakut, aga ta ei ole eriti hea. Äkki tal on hea personaal. Ta ei ole väga palju lubav, aga me anname talle võimaluse. Okei, lähme proovime. Vot see maa on kõva. See maa on ekstreemselt pehme. Iko kohe näitab meile ette, kuidas tegema peab. Mis muskleid sa praegu treenid? Ma ei tea, bro. Istumismuskleid. Kas sa oled minu Shinigami? See on piisavalt kõrged. Nüüd siin saab nagu Wow. Wow. Aitäh sulle. Wow, guys, kuidas ta seda teeb? Okei. Close enough, welcome back, Spider-Man. Ma olen üllatunud, et rohkem asju välja ei kukkunud. Ma ka. Taskuhool. Kuidas tunnete end pärast seda imelist performance'it? Ma tunnen lihaseid, pilliplaastrid, silmatilgad, peavalutabletid, laadja, igaks juhuks salfakas, kõrvaklapid ja võtmed. Teeme nii. Okei. See on actually kõige rohkem, kus ma oma elu sees olen saanud. Oi, ei, ta on nii pikk. Vaatan, palju ma siin jaksan. Ma olen viimasel ajal üritanud nagu täiesti rippumisest teha. Ma võiksin proovida tegelikult. Ma ei usu, et ma saan, kuna nüüd ma juba päsitsin ära ennastega. Sa pead sind tõstma sinna. Ei, ma saan hakkama. Mu käed on vahel pidi ka. Ei, ma slipin täiega praegu. Ma võin siin veel ühe teha. No ma niipidi ei ole proovinudki teha. Minu seda pidi on nii palju väärakam. No ma olen ka selline väärakas, nii et Ja seda pidi on väga. Kas sa ütleksid? Ma tegin selle korraks ära, see on palju tehtavam. Mu füsioterapeut välja hüüa Sandrale taaskord. Ta ütles, et mõlemad pidi on õige. Nüüd me oleme jõudnud nendeni ja ma ei tea, mis need on. Aga tegelikult siin on kirjas. See ütleb, okei, et ma nagu pean lihtsalt... ma vastan jälle nõuetele. Me jõudsime järeldusele, et selleks, et see harjutus oleks mõistlik, siis seda peaks nagu aeglaselt tegema. Et kes see on see, mille jaoks siin see post on. Ärge unustage. Sporti tehes tuleb püsida hüdreeritud. Vaata, sa ei saa seda panna siia, kuna see slipib ära, onju. Siis peaks selle väga precisely asetama täpselt selle koha peale. Kui sul on päris nöör, siis sa ei saa seda kuhugi panna. Ei, no kui sul on päris nöör, siis ma nagu teen üldse teistmoodi veits. Päris nööriga ma ei pea vaatama, kui krabaks on õigest kohast kinni, saab lihtsalt nagu kraban seal, kus nagu õige tundub. Peaks tegema asja lihtsamas, aga tegelikult teeb asja keerulisemaks. Päris nöör on maksaja. See on väga paha. Kas sa tahad proovida? Sure, peal mul on selles nii palju parem. Mu sõrmed on väga väsinud peale seda. See oli päris halb kogemus. Neil on ainult üks tutorial ühe asja kohta. Vähemalt see on selle asja kohta, millega sul ei ole nagu üldse ideed, kuidas seda kasutada. Ja see on hea. See on väga huvitav valik vahendeid. Meil on see pull-up bar, 2 müstilist pulka ja siis on see kummaline pael. See maapind oli kõige parem osa sellest. Except, et nali on selles, et see on pehme sealt, kus sul ei ole chance, et sa kukud maha. Sinised osad on need, mis on kõvad ja see kõik muu on pehme. Sinised osad on täpselt nende asjade all. Päris kurb. Ma tahaks öelda, et need asjad on ise korras, aga samas see pael, see kett on nagu kulunud selle kattelt juba välja. Ma annan sellele kohale 1/10. Helsingi ma arvaksin, et sa suudab paremini. Ma ei tea, mis koht see oli, kus me käisime, aga mul on screenshot sellest, kus see asub. On plus sign siin kõrval kohe. On täpselt see rehviga kiik. Nad võtsid Männipargist siukse asja ära, aga nüüd siin on see olemas. Ideaalis see rehv võiks olla suurem, aga me ei saagi elus kõike, mida me tahame. Hoolimata selle vaimustava kiiga olemasolust, siis see oli ikka liiga kaugel, et nimetada seda osaks sellest välijõuksist. Nii ma jään selle juurde, et selle hinnang on ikka 1/10. Näeme kutid, jääme huviga ootama juba järgmist episoodi.